Tere hea vaataja, Toots olen. Eilse päeva lõpu või tänasöise seisuga sai siis läbi tehtud mäng. Nimi ekraanil näha, pealkirjaks Tomb Raider ja tegu ei ole siis nüüd mitte selle käesoleva aasta mänguga, vaid eelmise väljalaskega ehk siis Crystal Dynamicsi poolt ja kirjastaja Square Enixi poolt 2013. aastal ilmavalgust näinud teosega. Ja kehastamas oleme taas kord Lara Crofti. Sel korral on tegu siis hästi noore Lara Croftiga ja missioon siis või mäng pigem viib teda missioonile, kus siis Lara on tegemas oma esimest ülesannet, esimest ekspeditsiooni ja vaatame siis, kuidas ta hakkama saab. Olen mängu läbi teinud 100%, sellest võib-olla natukene täpsemalt hiljem, mis selleks siis tegema peab, et mäng 100% läbi teha. Aga ja raskustasemeks võtsin hard taseme. Alustame ühest koopast. Ja siin on siis niinimetatud mängu nimevääriline koht, ehk siis üks tomb, kus kohast siis tuleb üles sinna jõuda ja saada kätte üks kirst ja selle kirstuga saame lahti siis kaardi peal olevad kõik pisividinad. Midagi on mul siin juba näha, aga ma olen selle kaardi kätte saanud, sellepärast mul ongi näha, ehk siis ta näitab ära nende igasuguste vidinate asukoha. Siin on veel 2 vidinat või 2 avastamist vajavat salajast asja või salajast asjade seeriat, kuidas ma seda siis nimetan. Need kaardile ei teki ja sellest räägin võib-olla 2 sõnaga ka. Lähme siit koopast välja ja siis räägin siis käesoleva video jooksul siis selliselt, et kõigepealt räägin ära punktid, mis mulle mängus meeldisid ja punktid, mis sulle ei meeldinud või siis asjad või nähtused või siis mis iganes ma seda neid või kuidas iganes ma neid nimetan. Esimene asi kohe, mis mulle meeldib, on kogu selle loo väljanägemine, et täiesti kena valguse mäng, täiesti kena tõrvik käes, tütarlaps on ka iseenesest kena, pimedus on ikkagi pime, kui ma nüüd tõrviku kuidagi ära panna saaks, siis ma saan panna küll jah, niimoodi, oota nüüd, ta ei lase mul panna või vaata, kus mäng ei lase mul siin tõrvikut ära panna, aga okei. Äkki siis hiljem laseb, et kogu see mäng näeb välja väga hea. Ja selles osas ei ole kohe mitte midagi ette heita. Kombat on okei, kombatini me natukese aja pärast ka jõuame. Vibu tahaks teile näidata, aga mäng ei lase siin praegu välja võtta relvi. Eks lähme siis edasi. Nii, mis siis on minu jaoks põhirelv ja võimaldab siis vastasei vaikselt tappa, on kõige mõnusam, nüüd ma saan vibuga välja võtta, eks ju. Kõige mõnusam vahend, saab sellega lasta siis nooli, loomulikult saab lasta ka noole kinni teatud pinnaste külge, nagu nägite siis köis tuli välja. Ja kogu see ülesehitus on päris mõnus, kas siin vilgub midagi ja üks collectable item oli siin siis maha jäänud, mis oleks pidanud olema tegelikult ka kaardi peal, aga see selleks. Liikumine selles mängus on päris korralik. Naljakas muidugi on see kollumi stiilis liikumine, võt selline siis jah. Et oleks võinud kuidagi natuke teistmoodi selle lahendada, aga okei, kui nii siis nii. Tegelikult on see ka oma otstarve, tädi kummardab ja viskab siis liiva vastasele silma näiteks. Ja see on ka eest ära põiklemiseks, ehk siis dodge'imiseks hea. Siin on üks asi, mida võiks ära näidata, campsite. Siin on võimalus siis ennast treenida, nagu näha skill punktid. Lõpuks ma sain kõikidele skillidele 100% kätte ja siin on võimalik siis kasutada ka fast travelit, mis annab sulle võimaluse minna siis tagasi, nagu siin näha on erinevad kämbid eelnevate kaartide peale ja mängida neid siis uuesti, et saada kõik collectable itemid kätte. Sain nad siis ka mängu lõpuks mina kõik kätte, et siin ma vaatan, on mul veel backtracking tegemata, ehk siis ma ei ole tagasi läinud, et siit ma vist hakkasingi tagasi poole minema ja nagu näete, siis kaarte on päris mitmeid ja tegemist nende kaartide peal on. Praegu ma siin treenima ei hakka. Relvadest rääkides, mis on ka täitsa asjalikud, on vibu, on revolver, on pumpüss ja on siis machine gun või siis
jah, machine gun ütleme või mingi, mis selle õige rifle või mis selle asja õige nimi on. Sorry, military dude'id. Et kui ma nüüd väga väenasin seda nimetust, andke andeks, parandan ennast võib-olla. Nii, ja relvade upgrade on täiesti teostatav. Ma oleks seda võinud Basecampis näidata, aga ei hakka tagasi minema. Ehk siis relvi on võimalik upgrade ida, teha nad tugevamaks, paremaks. Ja loomulikult on tore asi ka alati see, et sa saad asju süüdata. Näed, tahan põlema panna, panin põlema ja saan siit manti seest. Oh joy, oh joy. Kogu maailma ülesehitus on ka täiesti asjalik, nagu enne siis mainisin, Zoom Out on erinevad kaardid ja kui nüüd liikuda siis erinevate kaartide vahel, siis see tegevus toimub nii, et lähed ühe kaardi pealt teise peale ja siis tuled kuskilt tagasi üle näiteks või teise kaardi alt või ütleme teise maailma alt, et siis maailm tundub kuidagi tervik, ei ole nagu ära lõigatud üksikud dungeonid või instad siis, nagu siis nimetatakse mängijate keeles, vaid ongi olemas nagu tervikmaailm ja siis lihtsalt liigud kuskilt ülevalt läbi, näed seda all toimunud maastikku ja maju ja kõike muud uuesti. Et see on täiesti hästi üles ehitatud. Nii, kus ma siin minema pidin? Et oleks asjal mingi eesmärk ka. Sinna pidin minema, okei. Näitan siis ronimise poolt ka täiesti asjalikult tõrvik põletamas lõuakarvu. Jah, kui tal neid on, ei tea, mina Laara eest ei ole nii lähedale suuminud. Ehk ei ole. Nii, läheme siia peale. Ja näeb ta välja hea, mängib hästi, ei ole selles suhtes midagi ette heita. Samas, minnes siis selle juurde, mis võib-olla ei ole nii hea, siis kohe mängu alguses esimeses dungeonis, esimeses tombis kohtasin glitchi, mis on otseses mõttes game breakiv, ehk siis mängu lõhkuv, kus ei olnudki võimalik edasi saada teistmoodi kui uuesti mängu välja logides või siis laadides. Ja ütleme nii, et midagi hullu ei olnud, aga raiskasin selle peale päris palju aega, et seda avastada ja loomulikult oli ka stream abiks. Nii, ja nüüd on see kombati koht tulemas meil. Mis siis veel? Minu maitse jaoks on siin mängus natukene rohkem liiga palju siis sellist quick time event'e. Oot, ära tule kuhugi siia. Loodan, et mul tuleb kombat välja, kui ma samal ajal räägin. See ei ole tavaliselt kõige lihtsam, eriti kui sa proovid korralikku kombatit näidata. Nii, kirvega pähe on alati tore. Nii, ja vibuga, nagu nägite, siis saab põlema panna vastase, mul on sellised tulenooled. Siin kasti ääres ei ole vist kõige mõistlikum istuda. Mis selle mängu juures veel minu jaoks puudu jäi, oli see, et ma ei avastanud siin ühtegi nii lõkkes istumine ei ole tervislik. Ühtegi sellist niinimetatud WoW momenti. Ehk siis ei olnud nagu sellist, mis ütleks, et vau, see on küll nüüd juba hästi tehtud. Teisi relvi ka pumpavast ei ole mõtet, aga machine gun laseb siis umbes täpselt nii. Või rifle, opa. Ja ei ole midagi imestada, kui ma siin nüüd surma saan. Et oleks alati ma mängudest otsin midagi sellist, mis on eriline, teistmoodi, midagi uuenduslikku. Et mis tekitab siukse reaktsiooni, et vau, et kuidas nad selle peale tulid, et see on küll nüüd lahe. Et siuke asi sisse viidud on. Ei ole päris sellist midagi siin. Vähemalt minu jaoks mitte. Ja millest on puudust tunnen on see, et ma olen mänginud varasemaid Tomb Raiderit kunagi aastaid tagasi. Ma arvan, et ühte olen mänginud, ma arvan, et ma olen läbi teinud või ma tean, et ma olen läbi teinud teise osa. Ja tunnen nagu puudust sellest, et oleks selline nimetatud see läks hästi. Vana Tomb Raideri maitse mängul juures. Et võib-olla see on nagu liigne tahta ja nõuda, aga sellised, et Laara saaks teha selliseid saltosid õhus ja siis backflippe ja siis õhus suunda muuta ja siis, et tal oleks võimalus näiteks kuskilt äärest üles ronides. Nii, pumpa sulle, sõber. Ennast spagaadiga üles tõmmata nagu vanas Tomb Raideris. Kes vanu on mänginud või on näinud, need teavad, millest ma räägin.
oot, see ei ole hea mõte. Näed, ja kohustuslik surm ka siis video jooksul. Ja 2 püstolit, jah, väikse vihjana võin öelda, et lõpumängust ta korraks saab 2 püstolit, aga see ei ole päris see. Et aga kas ta peab olema just selline, noh, ei saa öelda, see on võib-olla minu maitse-eelistus, et see ei ole nagu väga nagu negatiivne selle asja juures ja selle mängu juures. Ja kõige suurem miinus selle mängu juures, tahaks sellest ka rääkida, aga peaks sellest kombatist välja saama. See on üsna keeruline sellisel olukorral. On see, et korra siin eelnevalt mainisin, tegelikult ma saan ju praegu näitame nii, et need samad jublakad, mis siin on, et kõik asjad tekivad kaardile, kui sa tahad 100% peale completioni peale välja minna, välja arvatud teatud ringi ja siis 5-nurgaga märgitud asjad, need on erinevatel kaartidel erinevad, asi ei ole hea sõna, ma tean, aga ütleme, et need ongi erinevad asjad, kas nad on mingisugused laibad, mis tuleb põlema panna, mingisugused hauad, mis üles leida, mingisugused šamaani tootemid, mis tuleb puruks lasta või ära hävitada ja neid ei teki kunagi kaardile ja üldjuhul need vidinad on vastikult ära peidetud, nii et sa teatud neist võid näha ainult teatud nurga alt ja väga nigelasti on minu meelest see asi üles heitud, et sa pead neid otsima ja julgen väita, et ilma interneti abita ei ole neid normaalsel inimesel võimalik ära teha. Ehk siis selleks läheks nii palju aega, et ma ei soovita seda mitte kellelegi. Noh, ta glitchis ära, näe, headshot'ega vahepeal. Kus see siia sai? Ja sellega olekski tegelikult negatiivse külje pealt võib-olla kõik öeldud, et ega siin midagi nagu sellist hirmsat ei ole, et nüüd üldse mängida ei kannataks. Ja kui nüüd rääkida mängusoovitusest, kas soovitada või mitte, siis tegelikult soovitan või ei soovita või siiski soovitan või raske öelda, et tegelikult pigem võib-olla isegi nagu võiks ju mängida seda, aga eks ta rohkem läheb sinna maitse küsimuse alla, et kas sulle siuksed asjad meeldivad või ei meeldi. Ja ilmselt on jah asi pigem minus, et kui ma nüüd mõtlen tagasi, et selle peale, et kuidas ja kas mulle see mäng meeldis, kas ma logisin mängu sisse hea meelega, siis jah, et hinnet ei hakka küll andma, aga ta on kuskil seal keskmisest ülespoole, aga tippmängudest allapoole, need kuskil seal normaalse mängu kriteeriumis, nii et see aeg, mis selleks kulutatud sai, hästi veedetud aeg, ei kurda, ei kaeba ja sellega on kõik. Ongi kõik, mis tahtsin teile täna öelda. Suured tänud, et vaatasite, Toots olen ja varsti jälle.